No hei, siin krüptogaraaž järjekordse uudiste mapiga. Tänase saate pealkiri on XRP on igal pool peiduna sees. Täna on päris mõnusad uudised välja tulnud. Tervitust kõigile. Ootame siin mõned minutid, täname igasuguste pöialdes südamete eest, et täna on siis selline tere Gunnar, tere. Et täna on päris äge uudis, et mõtlesin tükk aega, et mis pealkiri panna tänasele sellele saatele, et ei tahtnud nagu väga ego olla, et kuidas meister otsib münte või kuidas meister tõestab, on ju. Mõtlesin siin jupp aega, et mis pealkirjaks panna, et selles suhtes, et loen ja loen artiklit, juba tund aega loen, mõtlen, et nagu täna nagu väga ei viitsikski saadet teha, on ju, ja siis, kui ma avastasin, artikkel on pikk, 3 lehte on üks artikkel. Aga vot sellepärast olengi mina krüptogaraaž ja sina vaatad mind, mina sind ei vaata. Sest krüptogaraažil on viitsimist lugeda artikkel lõpuni ja mitu korda lugesin läbi, mõtlesin, artikli pealkiri on, et Ühendkuningriik ja Euroopa Liit mõtlevad oma stabiilsete müntide reeglid ümber, kuna keskpankurid püüavad vältida konflikti Ameerika palju lubavama režiimiga. Pealkiri nagu selline kuiv on ja tavaline krüptogaraaži kuradi kuulaja on ammu juba ära jooksnud, sellepärast et ADH tuli peale, ei suuda vaata taluda seda, mis toimub, on ja peab ju õppima, peab kuulama, ma ise vaatasin ka alguses artiklit, et mingi kuradi jääme magama, on ju, loen, räägivad seal artiklis probleemidest, on ju, teeme ühe ringi, suur su enda portfell on suurem kui sul. Ja kui ta on väiksem kui sul, siis oled ikkagi võitja, sul on võimalus kasvada suuremaks numbritest. 100 eurot on XRP-s ainult. Võt, rohkem ei ole. Kui sa tona teed, siis ma saan rohkem panna sinna portfelli, on ju. Võt, aga ma ei tegele siin riista vaata mõõtmisega ega sellise asjaga, sest me oleme ikkagi siin uudiste kanal. Me oleme detektiivid, kes otsivad jälgi, põhjuseid ja maailmas toimuvaid siis sündmusi toome siin rahva ette. Ja võtame siis uudise ette, et ma hakkan lugema, võite ära joosta, kes ei kannata. Aga vaata, uudiseid peate lugema, siis saate aru, kuidas garaaž töötab ja miks garaaž investeerib ja miks garaaž ei kaarda. Nii, mõned päevad tagasi siis pidas Inglismaa panga finantsstabiilsuse asejuht Sarah Breden Londonis maha siis oma kõne rahaturgude moderniseerimine. Breden ütles, et Ühendkuningriigi poliitika peab peegeldama meie positsiooni globaalse finantskeskusena, kinnistades mitme rahasüsteemi, mis edendab konkurentsi ja valiku võimalust tugevate rahavormide vahel. Tähendab siin mitme rahasüsteem, öeldakse juba ära. Eesti parim krüptouudiste kanal. Tänan nende südamete eest, tänan nende pöialde eest, tänan nende jagamiste eest ja võite mulle raseerimistona teha, et raseerimistona on mulle alati tere tulnud ja võite tringitona teha ja siis San Pellegrinol oli praegu allahindlus, et muidu ma ei jõua osta, et ma tahan, et ükskord suudaks ma osta nagu täishinnaga San Pellegrinot, on ju, et tehke tona, gaas sai ka otsa, vaata, pidin uue gaasibalooni panema, et kulud on suured, et 4 minutit laivi tehtud ja tead, juba olen mitme euroga miinuses, kui mitte öelda, et mitmekümne euroga. Vaat, et südamed, I love you, ma armastan teid kõiki, on ju. Nagu näha, siis täna on mu tuju parem. Tead, see artikkel
muidugi garaažikulud on suured, kurat, elekter paneb siin, mis mul on siin üks, kurat, 8 pirni või mingi 50 vatised iga üks või. Et kõik need neelavad elektrid ka, noh, siin modem neelab interneti kulu, et noh, et ei ole nii, et saame hakkama, vaata, noh, hakkama saame küll, aga kas me just tahame hakkama saada, et noh, eilne laiv oli nagu väga lahja minu poolt, et noh, aga peategi leppima sellega, et vaata, ma ei ole see, kuna te mulle tona ei tee, siis vaat nii palju, ma ei ole Turatseli jänes, et iga saade on hea, aga täna lihtsalt see, ma ei ole krüptokuru, kahjuks ma ei ole krüptokuru, vaat ma ei ole krüptokuru, ma olen vaata krüptodoktorant ja doktorantidele ei maksta siin teadustöö eest. Tere kõigile! Et siis finantsjuht UK-s sojub seal, et on mitme rahasüsteemi kinnistamine. See hõlmab siis tarbijatele võimaluse andmist maksta tokeniseeritud pangahoiustega, reguleeritud stabiilmüntidega ja potentsiaalselt ka jaemüügi keskpanga digitaalse valuutaga. Eesmärk on vähendada kulusid ja parandada kasutajate jaoks funktsionaalsust. See nüüd tähendab seda, et vähendada kulusid. Kelle jaoks kulusid vähendatakse? Kulusid vähendavad pangad ikkagi enda jaoks, mitte sinu jaoks. Sellepärast nad seda digitaalset asja ajavadki läbi siin ja pressivad sulle peale, et noh, nad tahavad, et rohkem neile ja vähem meile. Tead, ma peaks ütlema, et mul päris hästi täna jutt jookseb, et kui ma selle artikli nagu lõpuks sain läbi töötatud, siis käis nagu meeletu dopamiini laks üles, et kui ma avastasin selle asja, et miks nii pikk artikkel tehti 3 või 4 lehte, et noh, miks see oli, noh. Aga vaata, jõuame, kuulake, noh. Vähendada kulusid, nii, tagades infrastruktuuri ja regulatsiooni, et kõik rahavormid oleksid võrdselt tugevad ja hõlpsasti vahetatavad. Nii, et nael on nael, sõltumata sellest, kes teda välja laseb. Ehk siis ei ole midagi, et sa vaata siin mõtled, et teed oma digimünti vaata ja arvad, et siis õõnestad sellega pangasüsteemi. Seda ei taha keegi. Pank tahab ise sulle münti anda, vaata. No, ja praegu nad siis siin puistavadki südant, et miks ei ole need siis nagu mündid ülesse tõusnud. Pankuritel on probleeme. Vaat, rahavormid, kõik rahavormid. Et kui sa küsid, mis vormid, siis kelle vormid, rahavormid. Et siis paberrahavormid on ja digitaalsed rahavormid on ja mingi siin kuradi CBDC vormid on ja nii. Et siin ütleb ära, et sõltumata sellest, kes seda emiteerib. Nii. Preeden ütles, et Inglismaa pank avaldab järgmise kuu jooksul oma süsteemsete stabiilmüntide siis selle reeglite eelnõu ja siis viib selle aasta lõpus lõpule, ehk siis valmis. Reeglid võivad kaotada kavandatud siis stabiilmüntide omamise piirangud, et algul taheti panna peale väga suured piirangud on ja nüüd on siis niimoodi, et lastakse neid lõdvemaks. Noh, eks nad siin pankurid mängivad, vaata siin tavainimesega nagu selle kuradi kassiidega, et vaata natukene veristavad, vaata, aga siis natuke lasevad joosta ka, et noh, selline mäng käib on ja nii. Kuigi Inglismaa pank on rõhutanud, et need piirangud pidid olema alati ajutised, poleks Ukraina sõda alanud, siis oleks see ajutine koroona piirang ka ju kestnud on ju, aga üllatus, nagu koroonasõda algas, nii järgmine päev võisid kuradi seal Tallinna kesklinnas kuradi protesteerida Venemaa vastu, vaata ühtegi maski ei pidanud kandma on ja nii. Noh, vaat, piirangud pidid olema ajutised, noh, et Preeden ütles, et üks praegu kaalutav alternatiiv oleks ajutised kaitsepiirded kogu emiteeritava mündi kogu summale. Regulaarne ülevaatamise korral võiks see lähenemine saavutada sama eesmärgi sektorile väiksemate kuludega ning võimaldada laiemat valikut suurte väärtusega, siis sealhulgas ka ettevõtetele ja nii. Pangandusgruppidel lubatakse emiteerida stabiilkoine tingimustel, et nad teevad seda mitte hoiuseid vastuvõtvana ja maksejõuetuse eest kaitstud siis grupiüksuste kaudu sarnaselt USA-ga. Siis need stabiilmündid peaksid kasutama siis grupi hoiustest eristatavat brändingut
et vähendada segadust ja pangahoiuste nakatumise riski. Kui grupi stabiilcoinide omanikud, mida kindlustus ei kata, kannatavad kahju. Ehk siis mündid peavad olema seal nii-öelda minu mündid, sinu mündid, pangamündid peavad olema eraldi, et ei juhtuks siis segadust, on ja nii üsna kuiv nagu artikkel, võiks öelda, on ja nii, oleme lehekese läbi lugenud, on ja paneme tulesaud ka, sest hakkab magus osa pihta. Vaat. Need, kes suutsid oodata nüüd ära, vaata selle osa, vaata, siis nendele on maiuspala. Näe, vaata, kuidas küpseb, põleb. Vaat nii. Ma ise lugesin ka seda, hakkas juba, vaata, kurat, nagu kiskus nagu juba uniseks ära, et loen ja loen artiklit, vaata. Aga siis tuleb lause. Inglismaa pank lubab ka reguleeritud sterlingu ja välisvaluuta stabiilmüntidel osaleda oma Digital Securities Sandboxis. Üksik asjad avaldatakse pärast uute stabiilcoinide reeglite eelnõud, kuid need hõlmavad ka pankade imiteeritud stabiilcoine hulgikasutuseks, kus hoiuste ja stabiilcoinide kaitse ja segiajamise risk on väiksem kui jaekliendi puhul. Nii. Krüptogaraaž loeb ja loeb ja loeb. Nii. Osaleda oma Digital Securities Sandboxis. Mõtlesin, et kas ma tahan saadet teha täna või et taha, kas tahan näidata, kui fucking tark ma olen ja suudan kasutada otsingumootoreid. Kas tahan esineda või taas, ma mõtlesin, ma pean ikka Bitcoini toladele ära näitama, et on olemas ainult üks investeerimiskanal ja see on krüptogaraaž. Tähelepanu, tegemist ei ole finantsinfoga, siin on labane sisu, see ei ole mõeldud ei naistele ega lastele, kõik on välja mõeldis. Siin suitsetatakse igasuguseid vanu rehve, kummiliimi ja juuakse puupiiritust, et omal vastutusel, et tegu ei ole finantsinfoga. Aga ikkagi olen parim, et mõelge nüüd ise edasi, et 23 000 lõusta on Facebookis, Eesti Web3 seal kommuunis 23 000 lõusta ja keegi ei räägi, keegi ei tea, keegi ei märka, keegi ei tärka, keegi ei ärka kuskil. Vaat, garaaž luges Digital Securities Sandbox on toimumas siis Inglismaal, on ju. Nii. Mõtlesin siis, et millele see, hakkasin uurima, et mida see siis DSS, lepime kokku, et lühend DSS, Digital Securities Sandbox UK-s, et millele ta siis keskendub. Keskendub siis tokeniseeritud võlakirjadele, tokeniseeritud aktsiatele, DLT tehingutele ehk siis jadaahela või jagatud ahela tehingutele. DLT on siis, juba teame ära, juba oli klõks selge, Ripple on seotud või Stellar on seotud või Hedera on seotud, nii. Tokeniseeritud tagatistele, interoperatiivsusele Swifti ja traditsiooniliste finantssüsteemidega, aina paremaks läheb see DSS ja ISO 20022 standarditele tegutseb, tegeleb see DSS, on ju. Kas uurime edasi siis, mis seal DSS-is toimub, on ju. Võime ju rääkida, mul on hea meel, et inimesed on püsinud ikkagi vaatamas, et oluline on see, et see ei ole lihtsalt enam krüptotest. Seal osalevad reaalselt, süstemaatiliselt tähtsad pangad ja siis finantsinfrastruktuuri ettevõtted. UK proovib ehitada siis hübriidset süsteemi, kus on siis traditsiooniline finantsstruktuur, tokeniseeritud väärtpaberid ja stabiilmündid. Ja need saaksid siis töötada paralleelselt sama finantsarhitektuuri sees. Oot. Nii, ma tean seda, et Ripple on ahel
mis ühendub kõigega, on ju, nii, siin on Swiftist juttu, ma tean seda, et Swift tahab seda, et uus digitaalne ahel ja vana makseahel jookseks ühes. No haiseb nagu ikka täiega nagu XRP siin. Nii, siis küsisime, uurisime, et kes on siis seal TSS-is osalejad, et noh, kes siis seal selles digitaalse raha projektis osaleb UK-s. Noh, hakkab tulema. Standard Charter, üks tuntumaid Ripple'i partnerid, investeeris lausa Ripple'isse sisse, on ju nii, osaleb Ripple netis, on ju. Nii, HSBC on siis, teeb koostööd Ripple'i selle sama hoiulaoga, mille nimi on Metaco. Metaco hoiusüsteemid tegi Eesti firma koostöös USA-ga, sellepärast siin riigis midagi ei muutugi, sest meil siin need jõllid on ikka väga suurtes asjades sees ja see annab meile väga suure löögijõu. Vaat, pange südameid, sellepärast ma murdsin teie südameid nende faktidega praegu, aga noh, pange ikka terved südameid, vaata, noh, nii. Standard Charter on siis väga oluline Ripple'i partner, kasutab Ripple neti OnePay FX süsteemi, investeeris Ripple'isse lausa, noh, osales Ripple'i varajastes pangandusprojektides, on ju, Bank of America. Ripple nimetas Bank of America ametlikult Ripple neti liikmeks, nii, teinud siis see Bank of Americaga Ripple tehnoloogia piloteerimist. Unicredit on jälle üks varasemaid Euroopa pangapartnerid ja kuulus siis Ripple'i pangandusvõrku. SBI Holdings, nii, omab umbes 9% Ripple'ist, lõi ka siis SBI Ripple Aasia, on ju, nii, seotud siis tokeniseeritud ja väärtpaberite ja digitaalsete võlakirjadega, on ju, nii. Küsisime järgi, kas siis selles digitaalses selles, noh, siis Securities Sandboxis ka siis nagu see, noh, Ripple võib seotud olla, siis leidsime, et Ripple ei ole ametlikult seotud, kuid Ripple teeb aktiivset koostööd UK regulaatoritega siis, korraldab UK digitaalse kapitaliturgude ümarlaudasid, noh, ning on seotud siis terve selle kuradi, noh, selle TSS projektiga, vaata, on ju. Noh, terve see TSS projekt koosneb siis Ripple'i kuradi nendest käsilastest, on ju. Nii, siis osaleb Revolut seal, on ju. Revolut on samuti seal kuradi siis Ripple'iga seotud, on ju. Nii, siis uurisime, et kes on veel seal TSS ökosüsteemis, on ju. Euroclear on siis, kas ta on Belgias, asub see meeletu aktsiate keskus, kus aktsiad kõik läbi jooksevad, on ju. Euroclear istub seal. Fireblocks siis pakub 1800-2,5 kuradi turvahoiu teenuseid, on ju. Siis on see sama Metaco on seal sees. Londoni aktsiaturg on seal sees, on ju. Siis on sees seal R3 kasutab siis Corda makseahelat või tegi selle ja see Corda makseahel tugineb siis XTC süsteemidele. Nii, ja siis on seal TSS-is sees veel ka Chainlink. Vot nii on lood. Mis krüptod on kõik seal seotud või mis asutused, et ja siin üks härrasmees eile nuttis pisaraid, et ma ei leia Google'ist midagi, anna lingid. No ei anna linke, noh, kui sa niisugune kuradi käpard oled ja vaata, et noh, siis et sõrmi ei oska kasutada, vaata seal klaviatuuri peal, siis noh, mina ei ole süüdi, et sinu eluaegne kuradi tööriist on vigla. No, I'm sorry, tõesti. No ei ole ju, noh, võtad artikli ette, loed seal kuradi Digital Securities Sandbox on ja vaat, noh, hakkad uurima, mis ta on, pole ju raske, aga mõne inimese jaoks on. Aga see pole veel kõik, kui me uurime siis veel, nagu millega see Ripple võib seotud olla, siis osaleb ka Singapuri rahandusameti projektis, kus testib siis RLUSD käivitamistingimusi siis. Siis osaleb ta Jaapani seal testis.
Ripple teeb koostööd siis Jaapani finantsteenuste agentuuri FSA-ga regulatiivsest testkeskkonnas, kus arendatakse XRP ahelal põhinevat institutsionaalset finantslahendust. Vaat. Konkurentsitult number üks investeerimiskanal, vaat. Ei tee koolitusi, vaata, noh. Ei tee koolitusi, ei ole kuskil seal Äripäeva, vaata seal koolituste, vaata sektsioonis on ja sellepärast seda, noh, vajangi teie abi, vaata, pange õlg alla, noh. Vaata, aga noh, mul natukene on ikka väärikust ka, et ei lähe mingit kuradi tola mängima sinna ja inimestele sitta ajama, et noh. Vaat nii. Ja siis on see sama Breden sealt Inglismaa keskpangast veel nii ülbe ka, et ütleb siis järgmise lause, nii. Bredeni kõne ei viidanud Ühendkuningriigi stabiilmüntide reeglite teisele suurele kriitikale, nimelt nõudele, et süsteemsete stabiilmüntide siis emiteerijad ehk siis väljalaskjad hoiaksid 40% oma fiat reservidest intressita siis Inglise keskpanga kontodel. Noh, et seda ei muuda ja Mutt oli veel nii lahke, et ütles ka ära, et algselt nägime ette, et 40%, et 100% on meil meie käest teie raha, vaata, ilma intressita. No nüüd andsime alla, et noh, lasime siis selle tingimuse 40% peale, vaata, et noh, võt, kuidas asjad käivad. Ja siit ongi nüüd seda, et võtame siis selle sama Inglise kuradi digitaalse kuradi securities sandboxi, et DSS-i, et noh, kus siin on nüüd Bitcoin on ja noh, Bitcoini kuskil ei ole on ja et karmid reaalsused ja ma sellepärast üldse ei imestagi, kui inimesed kokku jooksevad reaalselt. Et inimestel võivad öelda tõesti need noh, siis nagu süsteemid ülesse vaata, päriselt ka. Et kui sa oled terve oma elu lükanud plönni sinna kuradi Bitcoini on ja siis järsku kuskilt imbub mingi vend välja, mina, ja ütlen, et poja, sa oled valel teel. Sa oled valel teel, näed, uudised on sellised. Noh, mõtle natuke, mida sa teed oma rahaga, mõtle. Vaat. Ja siis artiklis veel öeldakse ära ka seda, et rahvusvahelisi standardeid on vaja kohe. Ma räägin kogu aeg, et müntide turg ei liigu enne ülesse, kui on rahvusvahelised reeglid on paigas. Ta ei lähe lihtsalt edasi, ei ole mitte midagi teha. Ja Mika puhul on lausa niimoodi, et Mika kavatseb nüüd hoida siis 60% sellest kuradi inimeste rahadest siis või emiteerijate rahadest seal enda käin ja see Lagarde kuradi see keskpanga tädi see ikka väga nutab siin, et noh, põhimõtteliselt ta tahaks digitaalset süsteemi niimoodi, et noh, kus keegi kuradi mingit kasu ei saa, et noh, peale siis pankade vaata. Ja see pankade see mäng on nüüd selline, et see ei lasegi praegu sellel müntidel vaata ülesse minna. Pangad lihtsalt nussivad näkku seal oma ahnusega naturaalselt. Nad ei lase sellel asjal lihtsalt tõusta. Et noh, selle tõusegi XRP hind ja teiste. Päästad elusid siin see, kellele kohe info jõuab. No kuule, ma ei pea ennast elude päästjaks, ma ei pea ennast geeniusinvestoriks, ma ei pea ennast mitte kellekski. Võib-olla selleks, et lihtsalt on natuke elus jopanud, et no tõesti, kui sa loed artiklid, võtad lahti, et mingi digitaalne kuradi security sandbox on käimas. Äkki võiks naturaalne huvi tekkida, et miks siis räägitakse sellest DSS-ist vaata nii palju on ju, noh. Või miks see artiklis üldse DSS ära märgiti, et noh, see ei ole ju raske, võtad selle DSS ja hakkad uurima, kes selles osalevad on ja noh, ja niimoodi hakkab see niit hargnema. Ja noh, tõesti võib-olla päästad elusid siin, kellele kohale info jõuab, noh, ma ütlen nagu seda, et no tõesti mul ei ole nii head fantaasia lendu, et ma siin kuradi mõtlesin nüüd seda, et teen mingi kuradi kanali valmis on ja
trükkan neid kuradi fucking uudiseid valmis, noh. aga ma saan aru, tegelikult on see, et ma eilsel sellel härrasmehel võtsin ploki maha, et ma sain aru, et inimene oli nagu juba hüsteerias seal, et no Google ei anna talle infot, et noh, ma tõesti saan aru, et inimesed võivad kokku joosta. Inimesed võivad reaalselt kokku joosta, kui keegi tuleb ja ütleb sulle, näe, sellised uudised on. Ma üldse ei imestagi seda, et kokku jooksmine võib tulla, kui on reaalselt inimestel rahad ainult Bitcoinis. Ja ma suhtlesin ühe siis uudistega, mul on tasuta Telegram kanal ka, et tasuta Telegram liikmega rääkisin ja see ütles ka, et no täiesti šokis on ta enda ümber toimuvate või enda ümber olevate inimeste pärast, et inimesed on 100% Bitcoinis sees ja siis avastas minu kanali ja vaatas ise ka need infod üle ja no, karm teema. Sina rääkisid Kaktus pimedas. Kas sinuga Kaktus pimedas on meil need ilusad nii-öelda telefonikõned või? Seal Telegramis. Ma siin kõik tahad veel rääkida. Ma mõtlesin seda, et äkki sa tuled vaata noh, siia kasti vaata. Et vestleme siin kastis vaata. Saate külalisena. Et peedistama ma sind ei hakka vaata. Lihtsalt ma sellised huvitavad küsimused, noh, sooneutraalsed küsimused, et kuidas sa avastasid, mis tunded sul tekkisid ja sellised mõtted. Et noh, oleks nagu saatekülalisi ka vaata, et vaatasin seda, et kui mul see eksinud hingekene siin saates oli, siis see oli üks populaarsemaid saateid mul. Ma kasutan esimest korda hetkel TikToki. Okei. Arusaadav. No mõtle nüüd ise nagu ikka täitsa pänger uudis vaata, et kui võtame lahti, et tead seda, et ma kasutan ise mingit 7. korda seda TikToki, aga okei, vaatame, kas saame siin kutsuda kasti su. Ega ma olen nagu selline, noh, saamatu ka, et ega ma hakkama ei saa asjadega. Digitaalselt ei ole vaata pädev. No tervist! Et tänane teleahju kartul Toge kohta, kas Toge tõuseb, on mu selline vastus, et kuna Revolut tahab Toge kaarti teha ja Toge coinil on, nagu sa seal Telegram klubis nägid, et Revoluti leping on, et ei, ma ei trüki neid uudiseid valmis, ma võtan välismaa uudised ette, vaat. Et välismaa uudised panen siin eesti keelde natuke pervertsusega, natuke nilbusega, natuke ülbusega, aga nii ta on. Et Dogecoin ja Revolut on teinud siis businessit või tahavad teha ja ma tean seda, et Flair Ahel siis, ma ei fänna Flairi, aga Flair münt siis on ka Dogecoinile pakkunud neid lisasid juurde. Ja Elon Musk ilmselgelt on Doge üks see, mis ta on siis see, kuidas seda kutsutaksegi, noh, ta ei ole printsess, noh, mingi esindusnägu või seal, ta on väga kõrgel kohal seal Doge asjade sees, et noh, midagi on toimumas. Ja Doge puhul tasub nagu juba kaaluda seda asja, et Doge maksed on kiired ja üliodavad. Vot, Doge maksed on kiired ja üliodavad. Et kui sa Doges kannad kellegile raha, siis see on kiire ja väga odav. Ma arvan, et järgmine, mida peaks vaatama, on Doncoin. Jään vastuse võlgu. Aga ahju kartul täna oli siis esimeseks uudiseks oli see Euroopa panka või selle UK panga uudis. Lugesin ette, seal siis leidsime sellise projekti nagu Digital Security Sandbox. Sealt saime teada, et peaaegu kõik, kes seal Digital Security Sandboxis osalevad, on selle siis Ripple'i partnerid, seal on Chainlink on sees seal UK projektis,
siis on see SER3 korda XTC siis ja et karm värk, aga paraku ongi nii, et kui sa inimene ei ole suuteline lugema ühte artikli lehte läbi, mis on A4, siis noh, ADHD asjad, kõik need mõjutavad, et noh, kahjuks on uudised väljas, lugu selline. Tõde pannakse silme ette sulle selles krüptoinvesteeringutes, et ja selle tõttu ma kahtlustangi. Kas sa hiljuti ei ennustanud, et XRP 10 tonni? Ma ei ennustanud, ma lasin matat teha, vaata, ma tegin matat. Et selleks, et XRP oleks 1000 tonni, peab olema XRP see liigutatav raha kogus mingi 100 triljonit on ja noh, sõltub nüüd sellest, kui kiirelt need tehingud on ja see selleks on ja, aga 10 tonni XRP hind on reaalselt laual, arvestades kõiki neid lepinguid, et noh, ja tegelikult ütlen sulle ausalt, et kui sa võtad 100 euro eest, saad 100 XRP-d on ja XRP läheb ainult 1000 peale, noh, ma ei tea, kas nutaks on ja väga ei nuta küll on ja noh, või võtame veel niipidi, et kui sul on nagu 1000 eurot ja XRP läheb vaata noh, sota peale, noh 100 tonni, no ma ei tea, sa peaksid olema sündinud kretiin on ja. Sa peaksid olema sündinud kretiin, kui sa tunned ennast halvasti, et issand jumal küll, Garaas ennustas nii valesti, ma panin kurat XRP-sse ja XRP läks ainult soti peale, perse küll, elu on vigane on ja. Vaat, noh, sa peaksid olema ikka väga vigane inimene, kui sind 100 eurone XRP ei rahulda, aga nagu ma artiklis ette lugesin, siis 100 eurot ei ole ta kohe kindlasti, ta läheb sinna väga-väga ülesse poole ära, vaat. Ja see ongi sissejuhatus järgmisesse artiklisse, kes siis ei kannata artikleid kuulata ja uni tuleb peale, siis noh, pead õppima, siis sa oled sama julge ja enesekindel investeerimismaastikul nagu mina. Võlakirjaturu pinged kasvavad, kuna Rippli likviidsuskontroll tõmbab uut tähelepanu. Nii, võlakirjaturg sattus teisipäeval suures uue surve alla. USA riigikassa võlakirjade tootlused tõusid samal ajal, kui Jaapani võlakirjad jäid ajaloolise surve alla. Need liikumised tekitasid muret laenukuludele, globaalsele likviidsusele, mida Rippli tehnoloogia võib mängida siis piiriülestes arveldustes. Nagu me nüüd näeme, ma mitu nagu seda laivi tagasi rääkisin, Rippel ja piiriülesed ülekanded ja asjad ja nagu tellitud, nagu ma oleks ise trükkinud selle artikli meediasse valmis, tehti kohe artikkel, et Rippel võib aidata piiriülestes ülekannetes. Nii, pikema tähtajaga USA võlakirjad juhtisid siis müügilainet. Kuna investorid müüsid võlakirju, siis taastunud inflatsiooni hirmude tõttu. 30-aastaste riigikassa võlakirjade tootlust tõusis 4 baaspunkti, mis on kõrgem tase alates 2007. aastast. Vau! Kas siis on varsti 2008 ka saavutatud ja tulebki uus kollaps pehmelt hellitusega masu? Masu tuleb, teeb musu meile. Vaat, ma arvan, et see masu ei tee meil siin musu, see meil vägistab juba mitu aastat, vaat. Aga läheb aina hullemaks, ärge muretsege, sulle hakkab lõpuks see meeldima. Vaat. Võlakirjaturu surve kasvab USA's ja Jaapanis. Jaapanis on siis 20-aastaste see võlakirjade tootlus kasvanud on ja mida see mõjutab. See määr aitab nüüd kujundada hüpoteeklaenude ja teiste pikaajaliste laenude kulusid kodumajapidamistele ja ettevõtetele. Ära muretse, su raha ligipääs läheb aina kitsamaks. Raha, mida sa vajad, laenad, läheb sulle järjest kallimaks ja kallimaks. Su kodu tõuseb lihtsalt sellepärast, et sitapead mängivad börssidel, seal kuradi genereerivad seal oma homoerootikat ja sina oled see ohver. Vaat. Sina oled see ohver nendes suurtes pangamängudes. Nii. Jaapani võlakirjad lisasid aga globaalsetele probleemidele survet. Kuidas Jaapan survestab siis oma võlakirjadega meid? Kuidas ta meile liiga teeb? Sellepärast, et Jaapanil oli odavad võlad. Jaapan andis odavalt raha. Vaat.
ja Jaapani odava rahaga tehti siis mujal maailmas asju, laenati juurde, vaat. Nii, surve on seotud siis jeeni carry trade'iga, ehk siis aastakümneid laenasid Jaapani investorid odavat jeeni ja kasutasid vahendeid siis kõrgema tootluse varade ostmiseks. Jaapani keskpanga intressimäärade tõusud nõrgestavad nüüd seda strateegiat. See muutus on globaalse likviidsuse jaoks oluline, kuna korrespondentpangandus tugineb endiselt eelrahastatud kontodele. Pangad kasutavad piiriülestes maksetes nostro-vostro kontosid. Osa sellest kapitalist võib jääda siis arveldusvajadustesse kinni. Nii, hüppasin üle ühest lõigust. Nii, Jaapanis olid odavad laenud. Mida terve maailm tegi? Mida tegi terve maailm? Toon lihtsalt näite. Kes see härra oli, kes seal kastis oli? Ta Telegramis on seal lillekese märgiga, vaata. Telegram klubis on ta lillekese märgiga. Vaat, lillekese märgiga on seal Telegram klubis. Vaat. Aga Jaapani, nüüd räägime sellest Jaapani probleemist, et miks ta meid siin vägistab tänu pankadele ja igasugustele sitapeadele. Kujutame nüüd ette lihtsalt matemaatikat. Ja mul ei ole vaja siia saatesse türanärijaid, kes tulevad ja ütlevad, ei, need protsendid olid tegelikult niimoodi on täpselt. See on näide. Kujutage ette nüüd seda. Jaapan laenas välja raha 1% intress. Noh, võtsid 100 miljonit laenu Jaapanist, pidid maksma ainult aastas 1 milku intressi siis Jaapanile. Nii, ja mida tehti siis? Võetigi Jaapanist 1%-ga see 100 miljonit laenu, mindi näiteks Ameerikasse, nii, see 100 miljoni eest osteti võlakirjad ja võlakirja intressid olid näiteks 4 ja 5%, ehk siis inimesed teenisid 3–4 miljonit puhast tulu. Ei meelestki. Noh, 1 milku pidid andma ära intressimakseks Jaapanile, aga USA-st said kuradi kokku 5% võlakirjade intressitulu, maksid 1 ära, 4 milkut nagu maast leitud. Aga seda ei tehtud mitte milkude eest, vaid seda tehti reaalselt miljardite eest. Vaat. Ja nüüd ongi lugu selline, et kui väikene kuradi samurai seal natuke vehib oma intressimõõgaga, siis meil kõigil soolikaid lendab naturaalselt. Vaat. Ja vot sellepärast pead sa vaatamagi mu saadet. Siin on silmaringi uudised, vot, et sa teaksid, mis toimub maailmas. Pikk artikkel Jaapani võlakirjadest, juba pooled vennad jooksid minema, teised pooled magavad, aga nüüd öeldaksegi artikli lõpupoole. Rippli tehnoloogia sihib seal kinni jäänud raha nostro-vostro kontodelt. Hinnanguliselt on üle maailma nendel kontodel kinni 27–37 triljonit dollarit. Kui tootlused tõusevad, muutub raha kallimaks. Likviidsusprobleemid võivad seetõttu levida üle kogu finantssüsteemi. Äkki XRP hind hakkab tõusmagi nüüd sellepärast, et terve finantssüsteem lastakse kotti. Error, mis ta 404 on või? Page not found. Vaatadki, keridki seal oma SEB kontot, polegi munnigi. Kõik on läinud, on ja. Vaat. Aga nali naljaks, kusi kaljaks. Väga suure tõenäosusega krüptogaraaž arvab puhtalt spekulatiivselt, sügades kukalt, et võivad lasta majanduse väga tuksi ja tuuagi XRP välja kui päästjana. Nagu me nägime, Inglismaalt on ta seal juba Inglismaal sandboxis või seal testis sees on ja vaat. On ta seal testis sees ja sul pole midagi teha. Rippel tuuakse sulle nüüd ametlikult kangelasena ette. Vaatad seal keep, lehvib trussikud jalas, S-tähe asel on vaata see XRP peal on ja ma päästan teid, vaat. Et see on see tõenäosus, mida ma usun, et kuidas nad müüvad meile selle siis XRP vaata maha. Nii. Ja nüüd tuleb siis Ripplit ülistav
ülistav jutt. Rippeltehnoloogia kasutab, õigemini faktipõhiline jutt kahjuks, rippeltehnoloogia kasutab reaalajas piiriülesteks arveldusteks nõudluspõhist likviidsust ja XRP-d sildvaluutana. Pank võib konverteerida kohaliku valuuta XRP-ks, saata selle üle võrgu ning konverteerida sihtvaluutaks sekundite jooksul. Mudeli eesmärk on vähendada vajandust eelrahastatud kontodele ja pikkade vahendajate ahelatele. Nii, ja vabanev likviidsus võib naasta tootliku süsteemi võlakirja ostude, laenamistesse või investeeringutesse. Noh, nii, ta ütles, et pank võib saata kohaliku valuuta ja konverteerida selle XRP-ks, stabiilcoinideks või keskpanga digitaalvaluutadeks. Seejärel saab selle väärtuse kommenteerida vastuvõtva panga valuutaks. Ta ütles, et erinev seisneb süsteemis, mis hoiab likviidsust kinni võrreldes süsteemiga, mis seda vabastab. Raporti kohaselt on Rippli pilootprojektid näidanud 40–70% kulusäästu. Need näitasid ka arveldust minutitega võrreldes päevadega, mida vajavad traditsioonilised süsteemid nagu Swift. Oi, nüüd pandi nagu, arvata, et nüüd pandi nagu Swiftile, vaata, maksa haak ära, oi tura, Swift on raisk nüüd läbi omadega, see asutus, mis kogu maailma raha siis veab, on ju, noh, aga Krüptogaraaž võttis jälle ühe veebilehe lahti, mul on neid 47 või 37 veebilehte, kus ma infot võtan ja sealt tuleb kohe otsa järgmine artikkel. Rippli varasalv saab Swifti Business Solution direktori sertifitseeritud partneri märgise. Vaata, kuidas ajusid pestakse sul. Sulle öeldakse, et Rippel on päästja, nii. Siis öeldakse, et Swift on su vaenlane. Aga sina oled hoopis see, kes seal kurdi gängbängi saab kõige vahel. Vaat, sina oledki seal vahel, vaat, sul pole midagi teha, näed. Teises uudiste portaalis tuleb välja tänane ahjusoe uudis kohe, et Rippli varasarv saab siis sertifitseeritud Swifti partnerluse templi. Vaat, bänger saade. Tänan pöialde eest ja kohustuslikult pange südameid, noh, sest ei ole midagi teha, ei ole midagi teha. Ma olen krüptoisake, vot. Pole teha, noh, midagi, noh. Ja kõige naljakam ja haledam on see, et ma saan siin superstaar olla ainuüksi selle pärast, et kohalikud uudiste portaalid ei jaga neid uudiseid, mis toimub. Lihtsalt on ühele lollile antud võimalus tasuta särada. No muidugi peab loll kasutama ära seda, noh. Mis nad selle suure XRP hinnaga peale hakkavad? Üritavad Ameerika võlga kinni maksta, ahjukartul. Vaata, ma tegin ju saate, dollari erisaade, kus Venemaa ametnikud süüdistasid Ameerikat, et Ameerika võib teha lükke, et ajab krüptohinna ülesse ja maksab sellega oma võlad kinni. Süüdistused on esitatud. Aga ei, see on kõigest mõmmi jutt. Vankal on illusioonid ja haigust tibla ajab saustina. Ei usu, et ajab. Seal võib midagi kahtlus ikka taga olla küll. Vaat, niimoodi ikka rallit ei sõideta siin, et vaat. Noh, kui Ameerika võlg juba läheneb siin, kurat, mis ta läheneb, peaaegu 40 triljonit on juba see Ameerika võlg, on ju, noh. Kuskilt hakkavad juba püksid kärisema ju, noh. Ja Jaapan on juba seda võlga selle aasta esimese kvartali sees on Jaapan maha müünud 29,6 miljardit. Noh. Hiina on aastate jooksul müünud rohkem kui pool USA võlast maha ja vahetanud selle kulla vastu. Aga meie keskpanga uus staar, ilus, seksikas, tark ja edukas ütleb, et kuld on ilus asi, aga liiga riskantne. Meil on kõik võlakirjades ja peaaegu 30% on Ameerika võlakirjas meie keskpanga varad. Noh, türa küll, kõik müüvad peale meie, vaat, USA võlakirju. Vaat, ja ostavad kulda, aga näed, meil on siin sellised kuradi suured eksperdid, vaata, ma ei tea, kas siin riigiametisse piisabki sellest, et vaata, sul pulss on olemas, vaata, no, vanasti oli see, et pidi olema sul see loll küsimus, aga mis need võlakirjad täpselt on? See on siin 100 eurot. Ameerika korraldab
pakkumise, et annan sulle selle võlakirja 100 eurot ja pakun sulle 5% intressi, sina annad mulle siis 100 eurot võlga, nii. See ongi, võlakirjad on lihtsamalt öeldes võlg, mis sa annad siis Ameerikale või kellegile teisele ja selle vastu saadki kirjakese, kus on kirjas, et näiteks sa andsid 100 eurot Ameerikale 30 aastaks aastase intressiga 5% ja see tähendab nüüd seda, iga aasta saad sina 5% intressi tulu, vot. Ja kui 30 aastat saab täis, siis sa saad selle 100 eurot tagasi, vot. Kas oli selge ja arusaadav? Ameerika 40 triljonit võlgu võtnud. Sa oled nutikas poiss, mulle meeldib su kiire nii-öelda haaravus mu info üle. Täpselt nii, 40 triljonit on võlga võtnud ja 40 triljonist siis võiks ta maksta nagu 5 triljonit iga aasta intressitulu oma isandatele. Nii et Ameerika pole mingi suur maailma tegija, ta on lihtsalt üks suur lehm, keda lüpstakse. Ameerika rahvas on tegelikult selge ohver. Noh, Ameerika on niimoodi, et no ta maksab ju tänasel päeval mingi kuradi 3 triljonit maksab ju või see on jopt ju matt number. Ma täpselt ei tea, kas on triljonites, noh. On see, ja me ei saa öelda nüüd, ta on 5 triljonit maksab intressitulu, kuna vaata see 5% peale on see läinud vaata nüüd. Et reaalselt maksab ta triljon pluss 2. Seda, kui mitte 3 aastas isandatele intressitulu. Mis võiks kõik minna Ameerika kuradi arendamisse, mitte mingi kuradi teiste isandate tasku, et siin ei saa nüüd nagu seda öelda ka, et kuradi, et ja sellepärast on ka see Ameerika puhul peab nüüd rääkima sellest, et vaata need Ameerika igasugused sõjad ja asjad, ta peab neid pidama, isandatele on vaja plönni maksta, see Ameerika rahvas on reaalselt pantvangis seal täna, võtame või jätame, et me ei saa visata enam vaata sellele Ameerikale vaata nii-öelda rusikat lõua alla, et kuule jänki lõpeta vaata see kuradi jama ära, mis sa teed, sest ta on pandud sundolukorda ja ma üldse ei imestagi, et kui tehakse nagu mingi diil vaata või öeldakse, et kuule, et sul veel laenu vaja vaata, et kuule, et mine näe, pommita seda natuke seal, siis saad, see Ameerika on, võiks öelda, et narkar, kes on nõela otsas ja ta ei saa nõelast lahti ka enam. Sest 40 triljonit võlga ära maksta tähendab seda, et ta 2 aastat peaks inimesed siis elama kogu tootmise või kogu raha ära andma ja Ameerika infrastruktuur, mis kulutab siis kõik need haiglad, politseid, kas need on mingi 3 triljonit või 5 triljonit, midagi sellist. Ütleme niimoodi, et mingi 5-10 aastat peaks Ameerika töötama nulliga põhimõtteliselt, et arstid peaks töötama nulliga, advokaadid, politseid, kõik peaks tasuta tegema, ütleme 5-10 aastat, et see kuradi võlg ära plekkida lihtsalt. See on täitsa putsis toode naturaalselt, see kuradi Ameerika värk. Võtke või jätke. Ja selle tõttu on ka lugu vaata selline, et ei saa seda Trumpi ja niimoodi vihatagi, et nad on sundolukorras. Trump, ma ei ütle, et ta siin on Trumpi fänn, vaata, mingi juudi tegelane ta on, vaata. Aga lihtsalt on see, et ma räägin Ameerika rahvast kui selliselt. Ja need on pantvangis seal, Et meie need võlakoormad ja asjad on veel, ütleks siis üsna köömes, vaata. Sest praegusel hetkel on see, et mõni kauboi, kesle me oleme ise saatnud siin, mõni vend, kes on Afganistanis käinud paugutamas, see on vaata üsna köömes, aga reaalselt ju Iraaniga ju see USA kaotas ju mingi 60 miljardit juba või reaalselt on see, et need võlad on tal kaelas, seal igasugused kuradi lobitegijad on seal nendes kongressides sees, isandad tahavad intressitulu saada, mõtle ise, kui sa pead andma ära kuradi triljon või 2, keegi nutikas võib guugeldada, et how much is American state interest payments per year, et kui palju on Ameerika riigi intressimaksed täna aastas, ma mäletaks nagu, et see oli mingi 1,3 triljonit või 1,6 triljonit, ma võin eksida,
et siis saate aru nagu seda, et kui Eesti riigi eelarve on mingi 20 miljardit, on ju, aga mingi triljon peale, 1000 miljardit on triljon, noh. How much is USA interest payments per year? Noh, ma saan inglise keelest kuuldes, lugedes hästi aru, hääldada ma ei suuda, noh, selline olen, noh. Et kui palju on intressi, Ameerika riigi intressimaksed aastas? Et see on märkimisväärne number. Üks triljon umbes, nii, nüüd jaga see 20-ga. 1000 ja 20-ga palju saad? 50 või? 1020-ga, 50. On ta nii või? Ega ma matast tugev ei olnud, vaata, siinuseid koosinusi ei jaganud, siis sain kahtesid matas. Oleks keegi rääginud, 50 näed. USA riik maksab iga aastas ära nii palju raha ja see raha võrdub siis 50 Eesti ülalpidamisega. Noh, ehk siis see võlaintress, mis USA ära annab täna selle raha eest, võiks ta Eesti riiki 50 aastat üleval pidada. Vaat. Tänan igasuguste südamete eest, tonade eest. Tonasid perigi, no kohutav muidugi, noh. See on ju selge kuradi, noh, 50 aastat võiks Eesti riiki üleval pidada. Ja see on raha, mis läheb intressi, vaata, makseteks, lihtsalt läheb minema kellegi teise tasku. Iga aasta läheb minema. Ei no, aga võta nüüd ahjukartul see Ameerika aasta eelarve. American fiscal budget või? Fiscal F-iga. Ameerika fiscal budget. Budget, noh. Palju see on? Ameerika fiscal budget. Tootame siin äkki ahjukartul on nii lahke, et leiab Ameerika riigi aasta eelarve. Ütleb siin, et 7,4 triljonit vist kui eksi. Aga noh, võta nüüd 7,4 triljonist maha see, et kas 1,4 triljonit on tal sõjaväe eelarve. Noh, et 6 triljonit, noh, see on 20%, siis see 1 triljon 6 on ju palju, mis ta on siin? 10. No peaaegu 20% või? Peaaegu 20% USA riigi eelarvest läheb kuradi võlgade teenindamiseks, noh. Et kui me räägime nagu tsiviilmõttes, vaata tsiviilasjade jaoks, et kuskil triljoni ja peale on tal see sõjaväe eelarve, mis on ka ju kolossaalne läbikukkumine. Et te teaksite, siis Venemaa ju paugutab mingi 100 või 400 miljardit kõigest, noh. Ja kuradi väga hästi paugutab, noh. Aga see impeerium Ameerika, mis peab nüüd siis jooksma tänu oma nendele laenuandjatele, siis no see Ameerika rahvas lihtsalt lüpstakse tühjaks, see on jube. Sest Venemaa ju sõja eelarve või armee eelarve oli ju ennem sõda oli ju kas 40 miljardit või, noh. See oli ju, noh, täitsa kopikad reaalselt vaata, noh. Aga Ameerikas on ju see ju 1,4 triljonit, mis on Ameerika sõja eelarve, see on ju täitsa üles pussitud, noh. Kujutage nüüd ette seda, et noh, siin on see sihvka kott, noh, näed, siin on sihvka kott, on ju, näitan siin igale poole, et see on sihvka kott, on ju, nii. Ja tavaliselt kuradi, noh, ütleme M10 mutrid, et igasugused vahendajad, kes USA armeele müüvad oma kuradi kola, on ju, nende lehma lellepojad on seal nii sees, et selline väike kotitäis, näiteks M10 mutreid, Ameerika sõjaväele maksab 100 000. Ma nägin seda kongressi videot USAs, kuidas senaator ütles, kuulge, mis meil toimub, näed, selline väike kotitäis kuradi mutreid on 100 tonni armeele. Ja siis see, kes sellest vastutab, ütles, midagi ei tulnud, munn oli kurgus, loksus vasakule ja paremale, noh.
et see on niimoodi üles haibitud, see röövimisparasiitahel, et see on palju hullem kui meil siin, võiks öelda isegi, noh. Ma ei tea, kas on hullem või ei ole, noh, ei suuda öelda, aga noh, saate aru küll. See on päris perses teema, millest me räägime, vaata, nagu selle Ameerika puhul, et kui mingi kuradi mutrite kott räis, pisike sihvapaki suurune kott on kuradi 100 tonni, on ju, noh. Noh, karmid lood, noh, karmid lood. Aga vaatame siis edasi, et Swift lisab Ripple Treasury varasalve oma Business Solution Directorisse sertifitseeritud partnerina. Nii, Ripple'i varasalv jõuab siis Swifti kataloogi, kui ISO 20022 vastavuses oleva institutsionaalse siis asutusena. Nii, kõik me teame, mis asi on see Swift ja Swifti siis see Ripple, noh, väga ei pea seda uudist vist lahkama, on ja nii. Ja siis vaatame, äkki lõpus tuleb mingi targem osa. Nii, Ripple'i strateegia muutub selgemaks, tuues siis varasalve oma ökosüsteemi, positsioneerib Ripple end traditsioonilise rahandusjuhtimise ja plokiahelal põhilise arveldus siis ristumiskohana. No, traditsiooniline plokiahel saavad kokku, on ju, nii. Ja siis koos XRP-ga ja XRP Ledgeriga ei ole eesmärk olemasolevaid finantssüsteeme välja tõrjuda. Vaata, Bitcoini poiste suur viga on siin ilmas see, et Bitcoin vallutab maailma ja me lükkame kõigile ära, teeme kõigile täiega ära. Võtame selle suure kuradi lehma seemenduskinda, tõmbame kätte, on ju, ja niimoodi hakkame nüüd maailma ära vudjama, on ju, nii. Aga sellepärast see Bitcoin ei saagi tegijaks mitte kunagi. Sellepärast, et pangad ei taha kuradi konkurentsi, on ju, noh, tibiilikud ei saa sellest aru, et miks peaks pangad enda kõrvale laskma Bitcoinil tulla, et siis noh, ise põhja minna või noh. See asi nii ei tööta, nii. Tänan koogi eest, mis iganes sa saatsid, väga asjalik, maitsvad koogid on. Nii, ja siis kordame selle lause üle. XRP ja XRP ahela eesmärk ei ole olemasolevaid finantssüsteeme välja tõrjuda, vaid neid täiustada, võimaldades kiiremat arveldust ja tõhusamat likviidsuse koordineerimist võrkude vahel. Saate aru või? Saate aru, poisid, tüdrukud, alaealised lapsed, kes siin olla ei tohi. Ripple'il on tänu sellele, et ta ei hakka kägistama, vaid on käsilane pankadel. Tänu sellele on Ripple'il 13 000 lepingut ja 1700 salastatud lepingut. Vaat. Et tänane saade on üsna pänger olnud, et tuubis on ta üleval, avaldan ta mõne hetke pärast, siis kui ükskord live lõpeb, et saate järgi vaadata. Tasub kuulata, mis garaaž räägib. Keegi ei räägi seda. Ja kui sa arvad, et ma tõesti trükin neid uudiseid valmis, siis ma ei tea, siin tuleks pidanud ümber trükkima, vaata, või trukkima. Sest sinu pere finantsolukord hakkab sõltuma sellest, mida sa siin kuulad. Miks? Ütlen sulle väga ilusti ära. Kui nad siin hakkavad ikkagi neid töökohti kaotama, üks saadema, üks live tagasi, 2 live'i tagasi lugesin ju ette, kuidas 10 000 lastakse lihtsalt lahti üle maailma. Nii. Boss, ma ei rääkinud sellest, mis eelmine aasta Saksamaa kohta kuulsin, Volkswagen 10 000, Boschi tehas 10 000, lihtsalt Saksamaa suured nimed, tehnoloogia imed, noh, need lasid 10 000 töölisi lahti. Noh, muidugi positiivne oli ka see, et Vladimir Putin ütles ära, et ei no kuulge, et noh, meil siin tehased ootavad, et noh, tulge külla, saate tööd leiba ja elu läheb edasi, noh. Et võt niimoodi, et kõikidele nendele idabloki vihkajatele on lugu karm selline, et vaata, et võib-olla peadki kuskil pool hakkama seal armastuskirju kuradi Putjale kirjutama, et kuule, tee mulle kuradi rukki tona raisk. Noh, kui sul tööd ei ole, on ju. Venemaal babuskaga tööle minna küll ei taha.
Äh, Venemaale ai pole jõudnud. No Venemaal on selline asi, et seal on tööstusrevolutsioonid on käimas. No see on minu väga vale arvamus võib-olla, ignorantne, selline pastlapoisi ülbe arvamus, aga toon sulle lihtsa näite, kallis kuulaja. Mul on vend olemas, jah, tõesti, minusuguse mõtlemisega inimesi on veel, sul on nüüd suur šokk, neid on veel. Mul on vend olemas. Vend tegeleb enda lõbuks kalakasvatusega, nii. Ja siis ta hakkas kuulma, kuidas kala kasvatustel enam ei lähe. Aga paralleelselt tuli uudis välja sellega, et Venemaa on hakanud järsku forelli kasvatusi ehitama. Pannakse päevadega või nädalatega püsti megakasvatused. Ja Eestis on forelli kasvatajatel jama majas. Keegi ei taha forelli soola sisse endale. Ja Venemaal on nüüd see, et ju Venemaa on saanud valmis sisuliselt oma esimese ma võin eksida, kui teen vene rahvale liiga, aga kommertslennukiga test 120 tundi või palju ta juba testi lennuaega on läbinud, et kõik osad on tehtud Venemaal. Ja et te teaksite, siis Venemaa on ju ainuke koht sisuliselt, kus uraani rikastatakse. USA ostab oma tuumaelektrijaamade jaoks ju Venemaa uraani. Venemaa toodab tervele maailmale kosmoserakette, ei tasu seda Vanjat vaata nagu mõnitada ja kahelda temas. Sa suutsid portfoolio aastaga 300% teha, sellist venda tasub kuulata tagasi kooli kampaania. Jah, tagasi kooli kampaanias on mul teatud näited olemas, mis ma tegin vaata oma portfelliga. Et aga ma ütlen nagu seda, et õigel ajal õiges kohas ka, et mis viga on sul nagu plönni teha vaata, kui 30 sendiga ostsin XRP-d. 30 sendiga tõmbasin XRP-d ligi, on ju, vaatad on 3 euro juures, palju see teeb, siis 1000% oli vahepeal või? 10x, 12x oli portfell vahepeal üleval, et rämedad tehingud või tõusud tähendab. Et siin, ütlen teile ilusti ära, et miks ma seda Bitcoini pilastan ja Bitcoini siis müüsin maha. Ei, ma kommenteerisin ümber, võiks öelda. Ma kommenteerisin ümber. Ja alla 3 euri oli see. Alla 3 euri ja üle 2 euri oli see, kui ma kommenteerisin teistesse müntidesse. Et mul on see oma loogika, miks ma nii tegin, aga võib-olla see pole nagu täna laivi teemaks ka. Seda võiks mõni teine kord arutada võib-olla. Aga sa viisid mul mõttelõnga ära, Aiu Kartul. Sa viisid mul mõttelõnga praegu ära. Karm värk, kuidas me sind karistame. Kuidas me sind karistame nüüd selle eest? Pa südameid, siis annan andeks. Sul mõnes muus mündis rohkem raha kui XRP-s. Jah, kordades. Kordades on mõnes mündis rohkem. Kordades. Tubli. Võime, anname andeks nüüd Aiu Kartul sulle. Ma näen, et sa panid südame, et viisid mõttelõnga ära, et nüüd on andeks antud. Ma räägin sulle, et mul on ju mingi 27 või 37 münti, et numbrid täpselt ei mäleta, aga münte mäletan, kus mul raha on pandud. Et siin üks härrasmees, kellel oli 4 münti, pidi oma äpi lahti võtma ja otsima, et mis ta see 4 münti on. Näiteks Stellar Lumenis on mul 3 korda rohkem raha. 3 korda rohkem raha on mul Stellar Lumenis kui XRP-s. Loogika on ka iseenesest päris aus, ma arvan. Et toome lihtsalt näide, mitte päris number, kuidas ma mõtlen. Et XRP-s oletame, et on sota, 3 sotti on Stellar Lumenis, nii. Aga kui me oletame nüüd seda, et XRP läheb tonni peale, nii, siis on mul XRP-s 100 tonni, on ju, nii. Aga Stellaris on näiteks 3000 tükki, on ju. Aga vaata, Stellar on tavaliselt kuskil 10 korda väiksem kui see XRP. Ehk siis kui XRP on tonn, on Stellar sota loogika järgi. Et kui mul on 3000 Stellarit, siis see võiks ju 300 000 olla. Nii. 100 000 võib-olla äkki tuleb XRP-st, 300 000 äkki Stellarist. Ja niimoodi oleme oma portfelli ehitanud, et vaadanud, et kui miski münt, mida kasutatakse palju, on teatud proportsiooni jagu
mõnest väiksem või suurem, siis nii ma olen need koguseid paika pannud enda jaoks, et noh, sina ei pea nii tegema ja kohe kindlasti ära teegi nii, nagu mina mõtlen, et noh, ei tasu kuulata igat venda garaažis, et kõige paremad investori või need kuradi nõuandjad tulevad sulle Bitcoini klubidest, Eesti siis Web3 klubist, kus on 23 000 inimest sees. Et nii ta on. Et Stellaris on mul jah märkimisväärselt rohkem, noh tüki arv on ka suurem, on ju. Aga mina arvan, et tasuks proovida. Omal vastutusel. Mina ei hakka sinu selle kuradi majanduslike kahjude eest vastutama ja sama ei hakka ma vastutama su selle edude eest ka. Et tee oma uurimistöö, vaata. Uuri ise üle, vaata noh. Et kui ikkagi Stellari on teinud sama poiss, kes tegi kuradi XRP, siis noh, miks on Stellar ja XRP, ma ei tea, jään sulle vastuse võlgu. Tagasihoidlik loogika ütleb seda, et äkki üks on suurtele inimestele, noh, pankadele on ju, äkki XRP on pankade münt, vaata. Aga äkki siis Stellar on vaata see, noh, meie inimeste münt, kus meie liigutame omavahel rahasid, äkki nii, ma ei tea, lihtsalt praegu siin tubaka ja kummiliimi uimas ajan seda juttu, vaata, lihtsalt mõte, tõendid puuduvad. Vaat, et väga hea selline münt on ju ka Hedera H-bar, võtad Hedera juhatuse lahti, võta Hedera see, mis ta on, konsortsium lahti, seal on jopt, IBM-id, mis seal kõik sees on, BMW-d vist, Audid on ju, Tellid on ju, see on, Hedera juhatus on, või see nii-öelda valideerimisorgan või kuidas seda kutsutakse, ma jään vastuse võlgu, see on äärmiselt muljet avaldav. Seal on igasugused Jaapani finantsasutused on sees Hederas, et noh, ma ei saa öelda, et ma olen XRP maks, vaata, noh, ma ei ole seda, noh, et aga lihtsalt, et selline noh, XRP põhjal on nagu seda saadet hea üles ehitada, vaata noh, see ajab lihtsalt inimesi närvi, vaata noh, kuna XRP on pankurite münt, vaata noh, XRP on kuradi pankurite münt on ju noh. XRP võidakse käest võtta, siis tagavaraplaani vaja on, no täpselt, tagavaraplaan on olemas noh, et noh, sama põhjusel ma võtsin ka CK Zinki ju noh, võtsin endale. Et CK Zink on olemas mul ilusti. Hondot ei ole, Centrifuget on, noh. Et põhimõtteliselt ma ütlen nagu ära seda, et kui see juhe seina läheb, siis ma ei usu, et ma väga viitsin enam tasuta laive teha. Sellepärast, et siis see info, noh, saate aru, vaata, siis on see info nagu nii väike ja üliväärtuslik, vaata, kui kuskilt peaks mingi noh, uus või abistav mingi idee või plokiahela münt välja tulema, et noh, see on väärtus, see hindamatu väärtusega saab olema siis see info, et noh, praegu on seda infot nagu rohkem siit nagu kulbiga võtta, vaata. Et nagu kulbiga on praegu seda müntide infot võtta, et noh, lihtsalt, et nagu see teieni ei ole jõudnud, et noh, lihtsalt on mingid tsensuurid asjad või mis iganes on vahel, vaata. Aga ma ütlen jah juba hoiatavalt ette ära, et tasuta laive ei hakka tulema suure tõenäosusega. Ja ma võib-olla ütlen, et kas ma üldse viitsin teha, no kuule, ma arvan seda, et kuulge, et noh, praegu siin on nagu see selline nagu ka turunduselement, et mul on nagu tasuline klubi ka, et võite kirjutada mulle, et saate tasulise klubiga liituda, näete mu aktsiaid seal, mul aktsiaid ei ole ka aktsiaid, mis ma olen leidnud, on ju, krüptosid on ju, noh, et see on nagu, põhimõtteliselt need laivid on nagu kerge sellise sisuturundusega, vaata ka mul endal, et mul on, kuna mul on see tasuline teenus on ju, noh, aga põhimõtteliselt ütlen otse ära, et sellel tasulisel teenusel ei ole pointi, vaata, kui juhe on seinas, noh. Ma olen liiga laisk, et noh, näiteks on mul see asi, et tegelikult ma puutöös
puutöös teistele nagu väga enam ei tahagi teha, et kuna puutöö algas mul meeletu hobina, siis sai ta õpitud erialana selgeks, siis saab töötada sellel alal, et see igasugune selline teistele tellimuste tegemine puutöös on tapnud ära nagu selle algupärase armastuse, mis ma puutöös leidsin aastal 2007. Noh, et tänasel päeval on nagu selline asi, et kui ikkagi piiks käib ära, siis vääris puidust elektrikitarre, noh, mul on ju diplomitöö oli elektrikitarride tootmisliini tegemine, tegin reaalselt elektrikitarri valmis ja olen nüüd mitmeid elektrikitarre teinud, et noh, ma arvan, et parema meelega mul on mõisauksi vaja Tammest, siis ainult räägime Tammest, vaat, et ma ütleks seda, et pigem on niimoodi, et noh, siin ma parema meelega teeks õhtul, noh, ma käin korra ära, ma tulen kohe tagasi. Vot, näed, naabri mutil olid head letsod, mitu purki sain letsot ja üllatus, ta teadis, et ma parandan seda ka kitarre, siis kohe sain omale näputööd. Siia on vaja uus sadul panna, keelte sadul. Alla ka võib-olla on uut sadulat vaja, aga äkki katsetan algul ülemise sadulaga. Et selline letsopurkide eest siis peab meest tööd tegema, aga ma ütlen ära, need olid 5+ letsod. Seene letso, lemmik letso mul. Et noh, vaat nii. Et ongi lugu selline, et parema meelega tegeleks oma asjade tegemisega, mis endale meeldib just, ja erinevad elektrikitarrid, et noh, ma Eesti elektrikitarride selle kogukonna saatsin ka seavittu ära lihtsalt. Kuule, su pillil on nagu see asi mulle ei meeldi, kuule, mulle ei meeldi su kogu olemus, vaata, noh. Et nagu ütlesid ära, vaata selle põhimõtteliselt Eesti need kitarris tegijad ja kommuunid ütlesin ära ilusti, et kuulge, et mu pillid ei ole vaata siin, teise Eesti inimestele Kapa Kohilast 3. Eesti rahakotiga vaata, siis oli suu munni täis. Ei saad sa aru, vaata puit on ilus asi on ju aga vaata, kui Eesti kitarrimeister peab ennast meistriks tänu sellele, et ta võtab kuradi puurandi, tõmbab sellele kuradi uniku värvi peale, kõigepealt pannakse 3 millimeetrit pahtlit. Aina, paned kuradi elektrikitarri kehale, tõmbad kuradi 3 millimeetrit pahtlit peale. Nii, lihvid tasa aina, paned lakki ka, lõpptulemusena on see, et sul võid sinna elektrikitarri sisse panna mingi täieliku rämpspuidu. Sest 3 millimeetrit on seda ilusat kihti siis seal peal on ju ja siis vennad on, ei me oleme siin ikka tipptegijad, türa küll jälle artiklid tulevad sellest vennast on ju iga see, 30 aastat või 40 või 50 aastat alustas Vene ajal keldris kurat elektrikitarride tegemist, vaadake seda meistrit on ju türa ma võin ka pahtlipurgiga vaata mängida on ju aga katsu leida see ikka päris ilus puit on ju ja katsu mõelda mingi keha ise välja on ju vaat sellised asjad on nagu kuradi üle jõu käivad on ju. Tänapäeval on loll ka meister, täpselt ma ei pea ennast siin tippspetsialistiks on ju tere Lutsu, soovitan järgi vaadata tuubis, mu tänast laivis oli väga asjalik, seal on hästi palju informatsiooni ja asjalikku asja on, vaat. See üllatus, ma arvasin, et ma täna laivi ei tee, aga tuli tõsiselt võimsad uudised välja ja oli vaja teha. Vaat. Et siin ongi, siis läksingi nagu tülli selle Eesti kuradi elektrikitarri kommuuniga vaata, tuimalt. Mul on selline komme, et ma olen OÜ lühikene jutt vaata või OÜ lühikesed jutud vaata, Kui ütlesin ära, kes te olete vaata, keegi enam ei näppinud mind,
aga lugu on ka selles, et kui ma ikkagi võtan, mõistad nagu, mul seal esimestes videodes on näha see õunapuu kehaga elektrikitarr. Mõistad, sa ei leia seda, see on unikaalne muster, on ju, noh. Unikaalne muster on sel puul, on ju, sellel õunapuu pillile, on ju, noh, ja mingi vend tuleb välja, kuule, kus persest selle roika välja tõmbasid, on ju, noh. Ja ma küsisin tonn ainult selle pilli eest kah, tippsadulad, on ju, tipphelipead, on ju, noh. Et vaata, kui su argument on nagu see, et polegi argumente, noh. Et kui mingi persest roika tõmbamise jutt käib, on ju, see on su ainuke hinnang mu käsitööle, on ju, noh. Samas on see, et kuradi kunstnikud, kõik, kes mu pille on käes hoidnud, on ju, noh, ütlevad, et väga hästi tehtud käele järgi, on ju, noh. Pole nagu kühvlit, on ju, noh. No lihtsalt see igasugused tola, vaata, ego, vaata, see on üsna kuradi häiriv, vaata, noh. Et suure tõenäosusega ongi see, et kui juhe on seinas ilusti, piiks on käinud, siis noh, mul ei ole nagu, ma ei tea, kas ma tahaks esineda siis vaata laivis, vaata, see on nagu tõsine küsimus, et kui mulle meeldib forelli püüda ja elektrikitarre teha, et noh, rasked otsused või nii, kuulata siin mingit jobukakku, kes ütleb sulle, kuule, sa valetad, on ju, noh, kui sul, nagu täna oli meil saatekülaline, siis Telegram klubi liige, on ju, noh, saab aru, vaata, asjast, noh, tal on probleem, et tema sõbrad ei kuula teda, noh, Bitcoinis on täiesti sees. Võib-olla tahadki kala laivi teha, kitarri ehitamist laivida, täpselt, olen mõelnud selle peale, sest samamoodi, mis mul kala videodest ajab sita keema. Tänan kõikidele pöialde eest, laikide eest, siis ma ütlen ära, mis kala videodes ajab mind sita keema. Nii, mulle meeldib forelli püüda, aga Eesti jõgedel siis. Forelli püüda, aga väga hea kala on jõehaug. Kui sa võtad, mis sa aatomist arvad, olen kuulnud, et ta teeb asju, kodus ei ole. Et jõehaug on absoluutselt puhas kala. Kui sa võtad järvest selle haugi, siis on mingi kuradi jõhker rööbaais. Puudud seda järve kala, siis sul terve see käsi sul haiseb, on ja su keha haiseb ka selle kala järgi. Aga järvest võtad suure haugi välja, absoluutselt puhas lõhn on sellel kalal. Täiesti puhas. Haug on nagu täiesti puhta valge liha maitsega, kui jõest võtad. Nii, siis vaatad neid Eesti forelli kurusid, on ja. Tänan kõikide kingituste eest. Vaatad neid Eesti liikuv vesi, täpselt, liikuv vesi on puhas vesi ja kala on puhas, on ja. Siis vaatad neid Eesti forelli kütte ja Eesti neid kalavideosid tegijaid, on ju. Saab mingi 5-6 kuradi haugi saab otsa, pillub kõik tagasi, sest see ei kõlba, on ju. No. Aga et te teaksite siis, esiteks oma arust on forelli kütt, aga kretiin. Haug kasvab suuremaks kui jõe forell, on ju. Ta sööb lihtsalt sellest jõest, sööb sealt kohast forelli välja, kus ta on. Et noh, naturaalse valiku põhimõttel tuleks vaata see haug välja võtta ikkagi, kui seda kätte saad. Esiteks sööb ta forelli välja, teiseks väga hea kala on ta, kui jõest kätte saad. No, vaatad lihtsalt, paningi YouTube'is, nüüd jälle on 7 päeva bännis, on ju, ütlesin välja, noh, et panin siis tuubis nendele Eesti jõe forelli küttidele ka kordi bloki peale, kes need hauge tagasi lasevad, noh. Kotletti või otsegrill, jõe haugi saad sa teha nagu forelli, paned ahju, paned majoneesi, sibula, juustu peale, täpselt saad teha nagu forelli, jõe haug, saad ahjust teha nii ära, noh. See on niukene maitse elamus, et vähe ei ole. Vaat. Ja vaat sellepärast ma neid Eesti kalakütte ei seedigi, kes neid hauge tagasi lasevad seal jões. Noh, lollus. Ta sööb forelli välja ja teiseks on ta hea kala. No, ma ei tea, kurat, noh, no tõesti, sa lähed kala püüdma ja lased ta siis lahti tagasi. Noh, sa lähed naistesse ja vaatad, seisad naisel kõrval ja taod pihku või? Tuleb taevas appi, mis kordi kretiinidega meil siin ilmas tegemist on, vaata noh. Ja võt sellepärast ma tegelikult olen ka sellel seisukohal, et kui see krüptoga nüüd see juhe seina läheb mul on ja,
siis ongi see, et pigem ajan oma asju ja kas ma üldsegi laivi teen, sest mõni haige inimene vaata ikka tuleb välja, vaata noh, ma ei sobitu siia ühiskonda naturaalselt ära, noh nagu see catch and release on seal kalal, on ju, noh. ma lähen, kujutate ette seda, et noh, ma olen 180 kilo, on ju, noh. ja noh, ma olen atleetlik poiss, ei häbene oma kaalu, on ju, noh. ja 180 kilo, panen seal kuradi 4 tundi, panen jõel ära, on ju, noh. saan siis 5 augi kätte ja kõik lasen tagasi, on ju, siis kõnnin kodu, lähen ostan sealt kuradi A-st ja O-st mingit kuradi säilitusainetega kuradi kotletti, on ju, noh. ja niimoodi nad teevad, on ju, catch and release, see on haigus. noh, siis polegi ime, et inimestel on seal kuradi tervised on läbi, liigutada ei jõua ennast, noh. mul neid probleeme ei ole, noh, kõik küsivad, kuidas sa nii suur oled, on ju, ja saad hakkama oma eluga ja väga hästi veel, noh, suudad liikuda. noh, sellepärast ma sitta ei söö sisse endale, nii lihtne see ongi, noh. selleks pole kalale mõtet minna, no see on minu tagasihoidlik arvamus ka, noh. miks ma peaks seal kuradi, aitäh kõikide kingituste eest, ma nende väärtust ei tea, aga kingitused on toredad asjad, täname. et miks ma lähen sinna jõe peale ennast tapma, on ju, siis nii-öelda, noh, ma lähen jõe peale sealt, et saada puhast toodet kätte, noh. aga ei, et noh, sellepärast paningi ploki peale, et noh, ja esiteks on ju see, et noh, kuule, kujutage nüüd ette seda, esiteks see ei ole üldse ju eetiline. see ei ole eetiline see catch and release seal. kujutage ette nüüd seda, et kui inimene oleks saakloom, kujutage ette seda, et me ujuks jões, on ju, mingi vend viskab konksu mulle külge, tõmbab mu välja, ma siplen, siis võtab konksu ära, laseb mu tagasi, on ju, noh, see on selge piinamine ju, noh. ja selle konksu äravõtmise ja tagasi laskmisega on veel see asi, et need konksud nad lõhuvad kala täpselt, sa lõhud kala ära seal, noh, sa lõhud selle kala ära, sest mõnikord on niimoodi, et see kala on niimoodi suur, mida lutsukalaga teha. ma jään vastuse võlgu, ma ei ole kodus sellega. ma tean, et ta pidi hea kala olema, luine vist isegi, aga rohkemat ma ei tea, et haugist ja forellist võin ma rääkida. ja nii ta on, noh. ja see kala tagasi laskmise ongi see, et nad lõhuvad kala ära, sest nagu see kala sulle tuleb sinna konksu otsa, siis või landi otsa, siis pahatihti on niimoodi, et ta on nii kinni seal, et sa juba äravõtmisega lõhud seda kala. no räägi, millega kõige parem haugi kätte saada on. tavaline kummilutu, sama on forelliga. võtad pisikesed kummilandid, on ju, mul oli niimoodi, et ma ei teadnud nagu millega püüda, läksin kohalikku kalapoodi, väga hea meister seal vene rahvusest, jagab nooti. küsisin, et tahan minna jõe forelli püüdma, millega on püüda, viskas mulle odavad kummilutud pihku, mitte ei pakkunud mulle 10 euriseid neid länte, küsisin, kus ma saaks forelli, ütles mine sinna, läksin sinna ja sain kah. see on Peipsi ääres see pood. sa kala suitsetamise nippe ka oskad algajatele pakkuda? oskan küll, latikas tahab saada maks 45 minutit ahjus, kuumus peab nii võimas olema. 45 minutit, latikas ahjus. rääbis on kuskil 20-25 minutit ahjus. kõik need, kes siin suitsutavad kuradi 10 ja 20 päeva neid kalasid, noh ma ei tea, palju õnne teile. kalaga tuleb kiirelt ära teha, suur kuumus tuleb rasv peale lüüa, et ta hapuks ei lähe. ja suvel on singiga sama teema, et esimene kuumuse laks peab olema võimas ja kiire, et lööb liha küpsema ja blokeerib siis selle nii-öelda hapnemise ära, vaata noh. nii ma olen teinud, vanaema õpetas, liha, kala ja et kõva kuumus peab kindlasti olema. no ma ütlesin ära, et kuumus peab olema selline, et 25 minutiga on rääbis valmis. rääbis ei taha rohkem. ja latikas on 45 minutit, peab olema valmis selle ajaga. kui läheb kauem, siis noh, ma ei tea, mis sa teed. ma olen külmsuitsu teinud lihale, noh, mina ei ole teinud,
ma tean, et seda tehakse, ma tean, et saadakse väga kvaliteetne asi, aga noh, võib-olla ma olen lihtsalt laisk ja lohe. Mul on see, et ma võtan liha, lõikan poolekilosed tükid ja 4 tunniga on see mul ahjus valmis ja ongi kõik. Lutsu külmsuits on see, kui ahjutemperatuur on sul kuskil, mis ta ongi, mingi 40 kraadi või 50 kraadi või noh, jahe suits, noh. Hästi jahe suits on ta. Ehk siis see suitsu, selle ahju ja suitsukolde vaheline toru on kas nii pikk või lihtsalt on sul ainult mõned sellised laastud seal tossamas. Niimoodi tehakse seda külmsuitsu. Aga ütleme nii, et täname siis kõiki tulijaid, täname igasuguste kingituste eest. Nagu te teate, kes ei tea, siis mul on üks võimas alapai kutsikas, 7-kuune, peaaegu sama suur kui mina ja möllab, kuulen juba, et augub, pean minema jalutama ja avaldan siis, kui mõne tunni pärast avaldan tuubis, siis tänase saate kallale tuleb. Hetkel veel ei tule, ta on 7-kuune. Ta on suur koer, küll juba suur poiss, aga tal veel neid agressiivsuse noote ei ole, et jah, ta mul võtab käest, kaelast ja jalast kinni, aga see on siis, kui ta tahab õue minna ja ma ignoreerin teda. Et alapai, see on see Kesk-Aasia lambakoer, alapai, ta on Kaukaasia lambakoera siis targem vend. Ja alapail ongi kombeks see, et kui sa teda ei kuula, siis ta võtab sul kehaosa omale hammaste vahele. Ta ei purusta seda, aga ta hoiab seda, näiteks võtab sul käe, võtab lõugade vahele või jala võtab suhu, siis on see märk, et nüüd on nagu, ta avaldab oma soovi. Ja lihtsalt pead siis kuulama seda, et noh, võib tunduda hirmuäratav mõnele, et issand jumal, koer võtab mu kehaosa suhu, võtab mu käe lõugade vahele, aga põhjus on väga lihtne, see on ainuke asi, millega ta saab siis noh, märku anda. Minu oma näiteks annab käega matsu ka, et minul see alapai koer paneb tuimalt käpaga ka matsu ära, näiteks kui ei anna talle süüa õigel hetkel. Paneb laksu kirja ära, et köhi toit välja. Et selline kõrgintellektiga loom on. Aga tänan siis kõiki tulemast, kuulamast ja tuubis on üleval mu see saade, panen ülesse tuubi, et seal saate siis ilusti vaadata järgi ja tänan kõiki tulemast ja kes sai kultuurišoki, siis ma nagu ütlen alati ette, et see ei ole lastele ega naistele, see on siin üks ropp garaaž, soovin teile head õhtut ja tšau, pakaa, näeme garaažis.